Siin on üks eksemplar autost, mis ootab juba tegelikult mõningat aega autotöökoja külastust. Aga minu tuttav, kellele see auto kuulus, ei jaksa lihtsalt enam seda auto parandamist kinni maksta. Mistõttu see auto nüüd ootab ja ootab. Aga kuna mina lähen täna auto töökotta, siis ta andis mulle sõbralikult enda auto võtmed kaasa ja ma lähen kontrollingi siis üle, et kui ma siia autosse pääsen, siis et kuidas auto olukord üldse tegelikult välja näeb. Minu tuttav ei ole ainus, kes ootab kauem kui peaks, et autoekspertide kätesse usaldada. Autoesindused täheldavad täpselt seda trendi. Nende juurde jõutakse autoga siis, kui auto tehniline olukord on tegelikult juba väga halb. Üldiselt on ikkagi see, et see aasta on näha, et tööd on natukene vähem, et need graafikud enam nii suuresti täitunud ei ole. Et sellest järeldame ikkagi, et on inimesi, kes ikkagi lähevad mujale või lükkavad oma töid edasi. Tihtipeale öeldakse, et kui auto hakkab liiga palju häält tegema, siis tuleb lihtsalt muusika valjemaks keerata. Aga ärge seda tegelikult järgi tehke, pigem minge ikka esindusse, sellepärast et see võib tegelikult ohtlik olla. Minu tuttava auto on jõudnud ekspertide karmi pilgu alla. Ma vaatan, et midagi on juba siin... Vedru ümber on meil jäänud siin mingisugune traat ilmselt sõidu ajal. Ja see ei ole vist väga turvaline, ma saan aru. No ta kõige parem ei ole, et ta võib mingid juhtmed asjad kuskil siin ära lõhkuda või pidurivoolikute ümber minna. Siit see traat nüüd tuleb selline. See on lihtsalt keset sõitmist kuskil kinni jäänud siis? Ilmselt küll. Ja kui tihti te selliseid asju siit rataste vahelt leiate? No aeg-ajalt tuleb ette, aga ega see päris igapäevane ei ole. Ühesõnaga me suutsime mu tuttava autost leida juba põhimõtteliselt jackpoti sellise traadi sealt ratta vahelt. Tihti ei saa inimesed ise arugi, et mingite kuluosade eluiga on ammu läbi. Niisama vahepeal kontrollimisele raha ei raisata. See traat siis tuli meil autost välja, aga ma saan aru, et see traat ei ole ainus viga, mis on viimasel ajal siit leitud. Et mis teil siis siin veel väljas juba on? Kindlasti jah, et siin on niisugune elementaarne veenmingu detail nagu vedru, millel võib-olla kohe ei saagi keegi aru, et mis siin viga on, aga kui lähemalt vaadata, siis on siit otse ära murdunud. See on nüüd üks selline piduriklots, mis on üsnagi lõpuni sõidetud, ja võib-olla miks üks põhjuseid on, miks see lõpuni sõidetud on, sest tegelikult siin on niisugune kulumis metalli osake, mis tegelikult hakkab siis vilistama, kui piduriklotsid hakkavad ära kuluma. Ja kui nad on katki olnud, siis omanik sellest mingisugust teavitust ei saanud. Kolmas detail on meil piduriketas. See on siis see pool, mis tegelikult on tavaliselt inimesele näha. Siit auto välja vahel paistab, et väljaspoolt ta nagu nii hull ei olegi, küll on niisugune kulumisrant, tööpind on ühtlane, aga kui võtta sisepind, siis siin on see kulumisrant oluliselt suurem. Siin on juba metallitükid isegi lahti, see piduriklotside vahele hakkab vilistama ja need pidurid ei tööta kindlasti enam või nii efektiivselt kui peaksid. Aga tuleme tagasi mu tuttava auto juurde. Teil on vist esimene pilk nüüd peale visatud. Mis seis on? Seis kõige hullem ei ole. Küll on võib-olla natukene niisugune keskkonna ohtlik, sellepärast, et mootorist lekib ikkagi õli välja. Pidurid iseenesest on korras. Tagavasak pidur on natukene hästi kerge peal. Ilmselt piisab puhastusest või pidurisuporti vahetusest. Ja muidugi roolnotis on lõtk sees. Et see mingi hetk, see lõtk võib minna nii suureks, et see muutub eluohtlikuks. Mida see täpselt siis tegelikult tähendab, et eluohtlik, et mis seal nagu juhtuda võib-olla seletadagi mulle või teistele, kes sellest asjast väga midagi ei jaga? Kui roolilatis lähevad lõtkud liiga suureks, siis võib seal sammas latt kinni kiiluda või siis üldse hammaslatist üle hüpata, ehk siis võib tekkida probleeme roolimisega. See on nüüd üks auto ilmselt kümnetest sadadest, mida teie ju siin päevast päeva näete. Kui palju selliseid või sarnaste muredega autosid tegelikult jõuab teieni, kui tihtipeale on juba tegelikult võib-olla natuke liiga hilja? Siukseid autosid, mille liiga hilja on, need jõuavad juba siia treileriga. Kusjuures see auto on sel aastal juba iga kuu autotöökoda külastanud, kokku on siia alla magama pandud juba üle 1000 euro. Selliste summade juures, kui mõelda veel automaksule, ei jäägi enam raha üle veel rohkem autot parandada. Uue auto ostmisest ei maksa unistadagi. Mingitel juhtudel lükatakse lihtsalt edasi või kui on teada, et tuleb suurem hooldus, mis on kallim,
siis jagatakse see võib-olla mitmeks, ehk siis näiteks käigukasti õlid asjad tullakse vahetatakse poole aasta pealt vahepeal ära, et siis on järgmine aasta selles osas lihtsam. Kuivõrd siis saate öelda, et kas teil on üldse näiteks hinnad muutunud tegelikult kogu selle hinnaralli käigus? Kindlasti muutuvad, et varuosade tarnijad saadavad meile iga natukese aja tagant uusi hinnakirju, et see tähendab aastas ikkagi 2-3 korda võib-olla varuosade hinnakirja muutust. Kindlasti on ka töötunni hind, mis iga aasta vähemalt korra tõuseb. Kuulates eksperte tuleb nentida, et tegelikult on kasulikum autot siiski regulaarselt hooldada, sest tihedam kontroll ennetab suuremaid kahjustusi ning on kokkuvõttes ka kõigi eludele ohutum.